Riigikaitsesse peavad panustama kõik, ka naised ja noored, nii nagu vaja ja nii nagu oskavad. Selline mõte jäi kõlama tänaselt NATO konverentsilt. Totaalkaitse tähendab, et igaüks panustab, sest et vastasel korral laguneb rinne koost. On äärmiselt oluline näidata riigikaitset kui laiemat valdkonda. See ei piirdu enam ainult sõjalise poolega umbes, et surutakse nägupidi mutta, mine Rooma. See on oluline näidata noortele, et see on osa nende karjääriteest, see on oluline osa nende tulevikust ja tulevikuplaanidest ja igaüks saab panustada täpselt seal valdkonnas, kus tema oskused kõige paremini avalduvad. Erinevates riikides on väga erinev korraldus, alates naiste kohustuslikust ajateenistusest kuni ühiskondliku hoiakuni, et riigikaitse on meeste pärusmaa. Selleks ka mitme riigi korraldusel täna selline konverents korraldati. Jagada seda rahvusvahelist kogemust. Nimelt, meil on Eestis väga paljud asjad väga hästi. Nimelt, meie noored on teadlikud, on riigikaitseõpetus, meil on võimalik nii meestel kui naistel ajateenistusse minna, aga samas on teatud riike, ka NATO liikmesriike, kus selle laiapindselt riigikaitsega ei tegelda. Nii et me saame oma kogemusi anda ja kuidas ka naised saavad panustada riigikaitsesse. Ja meil on hea näide muidugi naiskodukaitse ja ka Kaitseliidu noororganisatsioonid, kodutütred, noored kotkad. Kuidas aga võtaks ühiskond vastu mõtte, et ka naistele kehtestataks kohustuslik aja- või asendusteenistus? Meie enda organisatsiooni siseselt suur hulk aktiivseid, väga heade kogemuste ja teadmistega tüdrukuid läheb juba praegu vabatahtlikult ajateenistusse ja iga aastaga me suurendame seda hulka naisi, kes ajateenistuses käivad, nende pered, nende sõbrad, nende nooremad õed on sellest teadlikud, on harjunud ja ma arvan, et ühiskonnas tuleb sellel teemal lihtsalt ühel hetkel see diskussioon nagu tõstatada. Mingil hetkel tekib aga Eestis vajadus kaitseväeteenistus teha naistele rohkem või vähem kohustuslikuks, sest Riigikaitsekomisjoni palju räägitud raportist on seni varju jäänud tõdemus. Riigikaitseplaanide jaoks on vaja teatud hulka ajateenijaid iga aasta, aga lapsi sünnib praegu nii vähe, et varsti pole terveid noormehi lihtsalt vajalikul hulgal olemas. Ühel hetkel on see selline matemaatiline tehe, mis tuleb teha ja leida neid võimalusi, kuidas saada rohkem inimesi riigikaitsesse, et suurendada reservteenistust, et saada inimesi tegevteenistusse ja me ei saa vaadata, mis soost need inimesed on, vaid millised on nende oskused ja võimekus seda tööd teha. Kogu arutelu läheb aga liiga sõduri keskseks, toonitab Laur. Aga riigikaitse ja elanikkonnakaitse ei pea tähendama relv käes metsas ajateenijana jooksmist. Suur osa kommunikatsioonist täna ikkagi tiirleb ja pöörleb ajateenistuse ümber, aga just nimelt on oluline ka noortele näidata, et on võimalik panustada ka seal, kus on täpselt sinu huvid, et kui mõnda noort ei tõmba näiteks selline traditsiooniline militaarne roll, siis ka see on okei, et riigikaitses on väga palju neid rolle, mis ka näiteks ei vajagi füüsilist tippvormi. Igaks juhuks tasub rahustuseks siiski toonitada, et tänane NATO konverents ei olnud konkreetseks kriisiks ettevalmistav kokkusaamine, vaid regulaarne kogunemine, mis seekord pühendatud ÜRO Julgeolekunõukogu naised, rahu ja julgeolek resolutsiooni 25. aastapäevale.